Meie programm on personalijuhtidele, kes on aru saanud, et nad ei ole enam administraatorid ammugi mitte ja nad ei ole enam üritusturundajad või siis asjaajad, vaid nad on aru saanud, et nad on ühes isikus nii tootejuhid, turundusjuhid, müügijuhid, finantsjuhid, õigusteenistuse juhid, psühholoogid, nõustajad, siis kogukonna hoidjad, siis vastutustundliku ettevõtluse kandjad ja nii edasi. Ehk nad on aru saanud, et nii nagu ettevõtte või siis organisatsioon annab väärtust oma kliendile, on samamoodi väärtuspakkumist vaja töötajale. Ja kui kliendi suunal on neid üksusi osakondi päris palju, siis töötaja suunal tihti on personalijuht üksi või siis tema oma väikse meeskonnaga selle väärtuspakkumise kandja. Ja see koolitusprogramm on just sellistele personalijuhtidele, kes on selle teadmiseni jõudnud ja tunnevad vajadust rääkida teiste inimestega, kuidas seda teha, sest see koht, kus sa istud laua taga, kõik vaatavad sulle otsa, et noh, mis me siis nüüd teeme, see ei ole lihtne. Ja seda ei olegi võimalik kunagi lihtsaks muuta, küll aga ta on hästi põnev, huvitav. Ja ma arvan, selles koolitusprogrammis saab selle sisendi ja valikud, alternatiivid, oskuse väidelda, veenda, rääkida numbrite keeles, rääkida turunduskeeles. See on see, mis tuleb siit koolituselt. Mina räägin oma blogis eelkõige sellest, et kui tihti on otsused hetkepõhised, et näiteks uuele töötajale või siis olemasolevate töötajatele või ta nagu selline ajaühikust võetakse mingi jupp välja ja siis tehakse selle kohta otsus. Ma räägin sellest, et tegelikult töötaja elutsükkel organisatsioonis on üks tervik, et ta algab organisatsiooni teadvustamisega, organisatsiooni tulemisega, olemisega, vahepeal ärakäimisega, kas lapsega kodus või sõjaväes või kes kus, võib-olla mõnes teises ettevõtte, siis tagasi tulemisega ja lõppeb alumniks saamisega. Ja tegelikult see väärtuspakkumine igas ajahetkes inimese jaoks on erinev. Et seda nutikust ja tarkust aru saada, mis parasjagu on inimesele vajalik ja kas ettevõtte või organisatsioonil on seda ka võimalik ja mõistlik pakkuda. Sellest siis räägime. Mõnes mõttes seob kokku kõik ülejäänud selle bloki teemad, kus siis võtame välja mingi teema näiteks kas finantsi poole või siis kommunikatsiooni poole. Me vaatame seda siis töötaja keskselt.